Ja edu saladus, lõpuks ma ütlen siis teile oma eduka elu saladuse. Elu saladus on väga lihtne, aga kahjuks see on saladus, sellepärast ma seda praegu ei räägi välja nagu. Ja kui sa tunned, et kõik see 1% on, ütleme see lihtne inimene, et on sind madala palgaga ja kõigu selle sõdade jamadega ja majanduse üles-alla kunstlikute jamadega on surunud sind nagu põlvili. Sa tunned, et sa oled nagu põlvili, sa suuda enam, eks ju, sul on täpselt kõriauguni, siis tõuse püsti. Ja nii kui sa püsti tõused, eks ju, kui sa oled, eks saad aru, põlvili põrandale, jamad on kurguni, tõused püsti, kohe on kõik probleemid on põlvini. Saad aru, väga loogiline jutt on. Mul on ka palju müstilisi kogemusi. Ükskord ma siis käisin kalal ja sain kuldkalakese. Ja kuna ma nii heas ingli südamega ma rääkisin, mida ma sooviks nagu maailma paremaks teha, mida ma olen teinud ilma selle kalatagi, siis see huvitav see kuldkala hakkas teesklema surnut, eks, kui ta kuulis mu soove. Ja kui te vaatate minu dokumentaalfilmi, kuidas ma olen nii kõrgele jõudnud, saate aru, et ma ei ole väga terav pliiats, ma mõtlen akadeemilises mõtmes, ei ole selle lõpetanud kõrgkoole asju ja mul on nali ka, et kõrgharidus avab meile palju erinevaid teid, eks niimoodi lubatakse, mida saab siis, nagu ma palju tuttavaid näen siin lõpetanud kõrgkooli, need erinevad teed on avatud neile pärast kooli kõike, mida saab siis luuaga pühkida, eks, mida mina ei ole teinud. Ja huvitav see aeg on läinud, mäletan, vanade trussikutega, naiste trussikutega vanasti ma sain isegi auto ära pestud, aga nüüd on siis aeg nii palju edasi, et ma ei tea, majanduslangus, et isegi naiste trussikutega sai isegi prilliklaase ära puhastada, nii peenike triip on, eks ju. Nii on.